Tere tulemast kõigile. Mina teen reklaamiminutit ja olen Minu Hollandi autor. Natuke hobikudu ja kihlusõber, aga täna tõmban droonepildi turundaja Mantli selga. Reklaamin ennast natuke, aga tänased peategelased on küsitleja Mare Mätas, minu Kihnu ja lausa 2 raamatu autor Jaanika Vaikjärv. Mina ütlesin kõigile, et minu Kilimanjaro on välja müüdud. Vale info. Voodijalt ikka leiab. Ja värske Minu Zanzibar, et märtsis ilmus. Selline mõnus vestlus ja kellel siis hiljem küsimusi, käsi püsti, küsige ja siis esinejad kordavad küsimustest. Mikrite kaudu on ka videosse kuulda. Nagu kuulsite, Facebooki live ei läinud käima, et midagi ebatsensuurset või midagi juhtub, saab välja lõigata, et kasutame siis sotsiaalmeedias, aga filmime ainult neid. Nii et täna on siis 2 saare eksperdid. Üks asi veel. Saadan ringi käima paberikesade droonepildi uudiskirja. Toimub, mis raamatud tulevad, mis uudistused, et saab enda emaili aadressi. Nojah, tere kõigile. Alustame seda arutelu. Tere, tõesti. Tere. Et väga-väga tore seltskond ja selline huvitav üritus, selline esmakordne minu jaoks. Ma isegi mõtlesin raamatut lugedes, et jäi mul märkimata, et oleks tore olnud, isegi oleks siin ekraan olnud selja taga, et vaadata pilte ja videosid ja midagi sellist. Aga ma teen siis sissejuhatuse ära võib-olla omalt poolt, et mina soovitan väga kõigil seda raamatut lugeda ja ma kirjutasin eile õhtul siis ka Facebooki postitusest reklaamisin seda tänast üritust ja siis üks tuttav matkakorraldaja Andrus Aus, kes korraldab Zanzibaril ka siis matku, mina ütlesin ja võtsin selle asja niimoodi kokku enda jaoks, et minu meelest on tegemist siis 2 äärmiselt sarnase saarega. Ma leidsin sarnasusi väga palju. Ja teine asi, mis on selle raamatu lugemise juures minu jaoks oli väga selline rõõmustav või tekitas sellist äratundmisrõõmu või õnnetunnet oli see, et seal on kirjutanud erakordselt normaalne inimene, et palju õnne, et see on ka suur rõõm, kui on, ütleme, sa tunned sellist nagu mingisugust, kuidas öelda, siis eesti keeles puudutust on jah, nagu touch'i inglise keeles, et see oli minu jaoks ka väga tore selle raamatu lugemise juures. Aga ma ei tea, kas sa nüüd ise ütleksid midagi selle kohta, siis ma hakkan küsima varsti. Jah, et tegelikult ma räägin natukene sissejuhatusest, et 10 aastat tagasi ma kirjutasin raamatu Minu Kilimanjaro ja siis ma mõtlesin, et selleks ajaks ma olin 7 korda käinud Kilimanjaro otsas ja seal Kilimanjaro raamatus ma kirjutan natukene Zanzibarist. 10 aastat sai mööda, tuli aasta 2026 ja ma mõtlesin, et nüüd võiks nagu olla Minu Zanzibar, kuna Zanzibari saar on 25 aasta jooksul, millal ma sinna nii-öelda esimest korda läksin ja viimane kord käisin siis 2025, et on nii totaalselt muutunud ja kõike seda, mida mina kogesin, ei pruugi enam nii-öelda inimesed kogeda, et paneks selle raamatu kaante vahele ja siis kuna ma Zanzibari raamatus kirjutasin natuke Kilimanjaro raamatus, siis ka Minu Zanzibari raamatust ma kirjutan natukene Kilimanjarost. Sest kui Kilimanjaro raamat valmis sai, ma arvasin, et ma lõpetan Kilimanjaro matkad ära, siis oli 7 korda käidud, aga tänaseks on siis tegelikult Kilimanjaro raamat tõi mulle hästi palju huvilisi ja tänaseks ma olen nüüd siis 11 korda Kilimanjaro otsas käinud, et aga koroona segas elule vahele ja pärast koroonapandeemiat ma kahjuks ei ole Kilimanjaro otsa saanud, aga küll ma lähen veel. See oli väike selline sissejuhatus nende 2 raamatu osas. Kas see Zanzibari lugu sinu jaoks algas siis mis aastal täpselt, 2004 või? 2001 sattusin sinna esimest korda turistina. Aga nii-öelda selline aktiivne Zanzibari elu hakkas aastast 2004. Et selle, kui sa sinna sattusid esimest korda, et kuidas sulle siis tundus, et kas ta nagu tekitas sellist
väga suurt võõristust ka, et või see sinu jaoks juba tuttav, kui sellise maailma ränduri jaoks kõik see islam ja kõik see kultuuriline? Ma ei olnud islamiriikidesse ennemgi Kilimanjaro, enne Zanzibaril käimist sattunud ja ka kuna ma tegelikult tegin tol korral, kui ma esimene turismireis oli nii-öelda siis selle Tansaania osa safari, mis on nii-öelda kristlik ja siis Zanzibar, mis on siis islamiusuline saar, siis nagu see oli selline tõesti nagu turismireis ja ma lihtsalt nagu tegin täpselt kõik, mis nii-öelda sulle see hotell või programm ette pakkus. Et selline avastamine tuli tegelikult siis, kui ma 1,5 aastat hiljem sinna täitsa üksinda tagasi läksin. Et siis ma nagu sain alles ettekujutuse, mis asi see Zanzibar on, et kui erinev tegelikult on üks saar, kui sa lähed sinna turistina ja kui sa lähed sinna nii-öelda lihtsalt külla või nagu nii-öelda puhta valge lehena avastama, et mis siis tegelikult see maa või see koht sulle pakub. Sellest raamatust nagu väga kuvas nagu minu jaoks küll välja sellist just äratundmisrõõmu, et sa olid nagu seestpoolt vaataja, selle kultuuri seestpoolt vaataja, et sa juba läksid sellele kohaliku elaniku positsioonile, nagu et see tunnetus oli seal olemas, et kuidas see asi on või kuidas see turism muudab seda kohalikku. Nojah, tegelikult ju ma läksin ju Zanzibarile ka elama ja olema ja tegema oma asju ju nii-öelda selleks, et ka seda turisti sinna viia ja ma tahtsin nii kangesti teha seda teistmoodi. Et ma ei tahtnud, et turist sõidab selle mikrobussiga lennujaamast hotelli ja pärast puhkust hotellist tagasi lennujaama ja näeb kogu seda saart ainult nii-öelda sealt, et ma ikkagi bussiaknast, et ma ikkagi proovisin seal nii-öelda seda kohalikus restoranis seda kokakunsti serveerida, siis ma proovisin võtta selle kohaliku bussi taala ja siis nii-öelda turistid panna sinna nagu ütleme Kihnus on see kastiauto sõita ja seal ka kastiautosse ja vedada mööda saart ringi. Et siis, et kohalik nii-öelda see, kuidas öeldakse, see day catch või see päevapüük, et mis siis sealt merest kohe sai, see siis seal ära grilliti, et mitte see, et sul on see 3 päeva vana kala on ju. Et natukene näidata seda saart nii-öelda teistmoodi sellele, et ma nagu tegin selliseid, kuidas öelda, käsitööreise, et ja ma teen ka tegelikult täna käsitööreise, et ma nagu, kui keegi pöördub minu poole, et pane mulle nagu programm kokku, siis see, mis saab bookingust, sellega ma ei tegele, aga nii-öelda selline käsitöö reisima Tansaanias koon hea meelega nagu kokku inimestele. Vot jah, aga kuidas ma mõtlesin seda raamatut lugedes ka, et siin on juttu sellest tõesti nendest kohalikest keeleväljenditest ja lausetest, et kuivõrd sul see keel selgeks sai selle jooksul? Täna ma räägin ikkagi, ütleme niimoodi 10 sõna pluss, et see kaob ära. Et kui sa oled see on tegelikult hästi huvitav, et see on tegelikult paljude keeltega, et ma ei oska täna vene keelt rääkida, aga kui ma olen venekeelses keskkonnas 3-4 päeva, siis kuidagi see tuleb nagu tagasi, see on nagu jalgrattasõit või sukeldumine või kõik siuksed asjad, et sul on see kuskil kuklas siin olemas. Et sohiili keelega on ka see, et kui ma olen juba seal olnud nädal aega, ja nad omavahel räägivad, siis see hakkab nagu tagasi tulema, et ma saan natuke juba neist aru, on ju. Et aga kui täna ma peaksin mingisugune 4-5 lauset moodustama, siis ma vabandan juba ette, ma ei saa sellega hakkama. Ma tean jah väljendeid, ma oskan mingeid asju siin öelda, aga see on ära kadunud. Aga kui seal töötada, siis sa pead seda keelt mingil määral tonkama juba sellepärast, et aru saada, mida nad sinust räägivad. Et õnneks minul neid olukordi oli vähe, aga näiteks hotellipidajad ütlevad, et miks nad õpivad ära nagu selle keele, et just see, et ennetada probleeme. Sest kui see kohalik tuleb sulle ütlema, et nagu jama on majas või mingi probleem on, siis on ju hilja.
see oleks saanud ammu ära lahendada, on ju, et seal on see Hakuna Matata on ju, pole probleemi, aga noh, nagu eestlased ütlevad, et kohe läheb jamaks et sellepärast on nagu jah, seda, ma arvan, et see ei ole ainult nagu Aafrikas, et see on päris paljudes sellistes teistes kultuurides, et sul on vaja nagu teada seda nii-öelda seda taustamüra sinu, kui sa just nimelt äri ajad, et noh, mis nad sinust räägivad või mis see teema on, et kui sa võtad nagu ikkagi töötaja tööle ja tal on mingi teema, siis ta proovib esimesena seda ise ära lahendada, ennem kui ta nagu sinu poole pöördub. Jah, sest see oli nagu jah, põnev osa seda raamatut lugedes tõesti see sinu need kohalikus keeles olevad väljendid ja laused ja sõnad, et see on kindlasti väga kasulik materjal ka. Nii. Ma küsin vahele rahva käest, kas te teate, kuidas sohiili keeles on õnn? Pakkuge, kas keegi oskaks pakkuda? See on üks Eesti igapäevases keelekasutuses üks väga oluline sõna. Räägime sellest iga päev, aga nendel tähendab see õnn. Nii? Raha. Jah. Õnn on raha. Sohiili keeles. Küll siis tore. No selliseid sarnasusi näiteks keeles või nimedes ma mõtlesin, esimene asi, mis ma olen ka märkinud, et näiteks on siin juttu siis sellest Sansibari printsessist, kelle nimi oli Salme näiteks. Kas see on tüüpiline nimi seal üldse nüüd ka või on see mingi vana? Ei, kusjuures üks nii-öelda missionär, kes on maetud ka Tansaanias Arusha linna lähedale, tema nendest märgetest on kuskilt nagu üritatud, et see tuleb kuskilt siit Baltikumist, see Salme nimi, et kuidas ta nagu see jõudis sinna nii-öelda araabia keelekeskkonda, sest seda ma ei oska isegi nii-öelda seletada, aga tema jah, nagu märkmetest oli ka, kui ta sellest printsess Salmest seal kirjutas, et see nimi on jõudnud nagu Omaani ja siis sealt edasi siis nagu sinna, nagu ma arvan, et see on Salm, äkki see on kuidagi Balti-Saksa ja kuidagi seda kaudu või ma ei tea, aga jah, et tema nagu nendest märgetest tuli, kui ta kirjutas sellest printsess Salmest, et see on kuidagi jah, nagu Balti regioonist või siitpoolt nagu tulnud. Et ma ei tea, muidugi Lätis, Leedus ei ole Salme nimes, võib-olla on, et aga jah, meie jaoks on see hästi eestipärane nimi. Jah, selles mõttes oli väga huvitav, et Kihnust on ka väga tüüpiline nimi ju. Nii, aga siis võib-olla räägiks natuke sellist asja, mis on ühine väga sarnane osa siis meil Kihnu saarel ja Sansibari saarel on nende elatusaladega siis seonduvalt, et see turismi teema. Ja siin ma loeks korraks ette võib-olla ühe katkendi, et siis Jackson, kes oli siis sinu koostööpartner seal ja kohaliku päritolu tegelane, temal oli mure, et tema hinnangul lasi valitsusturismil areneda kontrollimatult, võimaldades välismaistel ettevõtetel juhtohjad enda kätte võtta, samal ajal kui kohalikud jäid kõrvaltvaatajaks. Tema sõnul võib sellise arengu jätkumisel juhtuda, et 50 aasta pärast ei ole saarel enam ei Sansibari kultuuri ega kohalikel inimestel selles rolli. Et see on üks selline minu jaoks väga oluline kandev mõte, et turismiäri tegijad, et ühesõnaga see kohalik elanik ei pääse nagu sinna turule üldse, et kõik väljapool. Jah, et seal raamatus ma toongi läbi selle 25 aasta selle, et näiteks kui ma sinna esimest korda läksin ja minu lemmikküla oli Nungvi küla ja see oli paadimeistrite küla, seal oli, ma arvan, et 1 kilomeeter pikk oli ainult paadid ja ainult tehti neid taudpaate. Ja kui ma nüüd 25 aastat hiljem sinna läksin, siis seal on 1 paat, 3 meistrit ja seda põhimõtteliselt näidatakse siis nagu turistidele $10 eest, kuidas siis neid taudpaate tehti. Et 25 aastaga on see paadi ehitamise kultuur praktiliselt välja suretatud ja seal taga oli kool, mänguväljakud, seal oli äge. Margo istub siin 2005 oli see on ja kui ma pulmi korraldasin, tühi rand, täiesti tühi liivarand on ja see on täna täis niimoodi kiilutud hotelle ja kõik need kohalikud on sealt minema pühitud.
ma nagu isegi mõtlen, et kuhu nad on nagu läinud, on ju, et osad on ostnud endale nii-öelda korteri, et noh, üks asi on muidugi, mis on Aafrikas ja Tansaanias, et seal ei saa maad müüa, seal saab rentida maksimaalselt 99 aastaks, aga 99 aastat on väga-väga pikk aeg, on ju. Et kuhugi, et see kohalik tegelikult, ta ei saa ka seda, kuidas öelda, seda lihtsat tööd seal teha, sellepärast et kõik tuuakse nagu väljapoolt sisse ja noh, see ongi kurb. Ega ma ei oskagi midagi muud öelda, et see kohalik tajub ka seda ja noh, mis on muidugi, et see ei ole ju tegelikult kohalik otsus, see on ikkagi riiklik otsus. Riigi Tansaania, et nad laseb neid välisinvestoreid sisse, aga mis riikidest nad on peamiselt, kas seda tead või ei tea, et kes see ostab üle seda turgu, võtab seal? Kellel on kõige rohkem raha? Hiina siis on üks. Taristud ja kõik infra on hiinlaste käes, kõige rikkamad ja kallimad ja ilusamad hotellid on araablaste käes. Väga vähe on tegelikult Euroopa ja Ameerika investeeringuid. Neid on, aga need on sellised, ütleme ikkagi eurooplane armastab sellist pisikest butiikhotelli. Et kes ka tegelikult väga jõuliselt on sinna hakanud investeerima, on Ida-Euroopa riigid nagu Poola, siis ütleme, et väiksemad riigid ka, aga Poola kommuunid nii-öelda Tansaanias kui ka Keenias on ikka päris suured ja ka noh, tänaseks on õnneks jäänud väikeseks, aga kes siis nii-öelda sinna charterturismi armastasid korraldada viimased 5 aastat olid venelased, aga siis Ukraina sõda ikkagi tõmbas nagu selle piiri hetkeks ette. Et minu jaoks muutuski nagu see Zanzibari teatud piirkond, kes on käinud Indias Goas, et seal oli ka, et lähed restorani, siis luuakse esimesena nagu venekeelne menüü. Sest minu jaoks oligi, et ma tükk aega, ma kolisin vahepeal nii-öelda mitte Zanzibarilt ära, vaid ma kolisin mitte Tansaaniast ära, vaid Zanzibarilt ära. Ma kolisin siis nii-öelda nagu Kilimanjaro piirkonda. Elasin rohkem seal, tegin Kilimanjaro matku ja heal juhul käisin võib-olla Zanzibaril 2-3 päeva oma haigeid konte leotamas soojas vees. Et kui ma sinna vahel läksin, siis mul oli, kuhu ma olen sattunud, et mulle tuuakse venekeelne menüü restoranid. Et see oli nagu ikka kohutav ohumärk. Aga ma lohutan ühte asja, et kes ikkagi tahab seda ehedust leida, et Zanzibar on mitte ainult üks saar, vaid see on saarestik. Tegelikult ikkagi on see Pemba ja Mafia ja need pisikesed saared, mis seal ümber veel seda autentsust säilinud, et kuna ma olen ka Tansaania aukonsul, siis ma koputan kogu aeg nendele selle peale, et ärge neid 2 saart jumala eest muutke samasuguseks nagu see peasaar on, kui et noh, täpselt võtke Kihnust eeskuju, et nüüd praegune suursaadik, kes Stockholmis on hästi Eesti fänn. Ma ütlesin, et võtta perekond kaasa, tulema näitan Eesti väikesaari, et ärge jumala eest neid teisi väikseid saari muutke selleks turismikontserniks, milleks te olete selle Unguja saare muutnud. Ja, et see on küsimus selles, et kas seal riigis vaevalt küll, et ta on ikkagi hiljaaegu alles ju iseseisvunud meiega võrdluses ja sellist UNESCO, ütleme sellist vaimse või maailmapärandi nimekirja palju neil tähtsusi kantud on, et ma seda jõudnud guugeldada, aga just nüüd vaimse kultuuripärandi ma mõtlen, et kas seal on üldseagi. Vaimse kultuuriga on kindlasti, ei ole nii-öelda, seal on jah mingisugused hooned ja mingid, ütleme see Stone Towni linna on võetud UNESCO nii-öelda kaitse alla, aga see ma loodan, et nad jõuavad selleni. Ma tõesti loodan, et nad jõuavad selleni, aga jah, mõtlengi, et kas või ma hüppan uuesti selle Pemba saare peale, et see, mida näen mina ja mõtlen, kuidas võiks see saar nii-öelda väljapoole paista, see on ainult see minu nägemus, et kui see kohalik ikkagi tahab, et tal oleks ka 4-realine
tee läbi saare ja valimislubadustes lubatakse see teha sinna ja tuleb sinna ka 25 hotelliritta. Jah, et seda on nagu see kohaliku soov ja tahe, siis on ta muidugi teine asi jälle. Jah, aga vaata see kohalik, vaata see ongi see, et ma mõtlen meie enda sellest, et teie oskate nagu, võib-olla te oskate nagu kaitsta. Te olete võib-olla nagu rohkem näinud seda muud maailma ja kõike seda ohtu. Aga need ei tea, nad võib-olla ei oska. Ma üritasin nagu guugeldada selliseid teadusartikleid ka korraks kiiresti, viskasin pilgu peale ja seal nagu midagi sellist väga suurepärast tõesti, et ei tule, et see nagu see hoidmine tuleb ikkagi sellisest ütleme teadusuuringutest või selgitustest, et miks on väärtuslik või mis on väärtuslik või mis põhjusel, et see tuleb ära kirjeldada. Aga väga ei ole sellega võib-olla tõesti ja ütleme seda kohalikku sellist, ütleme sakslased on uurinud päris palju seda Zanzibari ka. Ma ütlen nagu vahele, vaata see, kellega ma hästi seal nagu diskuteerin nendel teemadel ja dialoogi pean raamatus, Jackson on ju, tema oli 18, kui ta sai nii-öelda Euroopasse ja Ameerikasse õppima. Tal on kõrgharidus, ta näebki neid asju teistmoodi. Aga kui sa võtad tänavalt selle 25-aastase kohaliku, siis teda huvitab ainult üks asi. See on seesama nutitelefon, mis on kõigil püsti peos. Et saaks ja et saaks endale nii-öelda valge pruudi ja Euroopasse, kus on raha. Jah, see on jah. Aga ma küsin jälle selle turismi teemaga jätkates, et Kihnu kontekstis on ka meil siin olnud arutelusid, et turismimaksu küsimus on olnud üks selline aruteluks siin. Ja siis on et siin on siis selline lause, kus on öeldud, et saarel on riiklik kindlustusmaks ja iga öö eest tuleb tasuda ka turismimaksu. Ja selle ülemaksustamise puhul on see oht omakorda, et kaovad lõpuks turistid ja lähevad naaberriikidesse puhkust veetma. Et mis sa selle turismimaksu, et kuidas see on seal tehtud? Tegelikult ma toon lihtsalt hästi lühike, üks asi on see, et ma ostan lennupileti, broneerin majutuse ja kõik on ju. Nüüd ma lähen oma õe ja õe 2 väikse lapsega, meid on 4, me läheme nädalaks ajaks. Üks öö 4 peale, mis ma maksan sellele hotellile või seda turismimaks on $20. Ja kui ma olen 7 ööd, missuguse raha ma pean veel nii-öelda lauale panema? Lisaks sellele lennupiletile kõige selle. Ja ma tõsiselt mõtlen, kas mul on sinna Zanzibarile vaja minna. Kui ma saan näiteks seal kõrval Keenia Malindi rannas, selle sama ranna ja päikese, mida need väiksed lapsed tahavad, neid tegelikult veel ei huvita. Neid huvitab, et nad näeksid elevanti, kaelkirjakut ja oleks soe vesi ja banaanpuu otsas. Neid nagu see nii-öelda jah, nad käivad, vaatavad need asjad ära, aga nad veel nagu siia kuklasse neid asju ei kinnita. Et lihtsalt sealt sa hakkadki nagu seda arvutama, on ju. Kaasa arvatud, isegi on ju, et kui sa lihtsalt, kui sa nagu ei saa aru, kuhu see nagu läheb, on ju, et kui see, täpselt, mina alati nagu, täpselt nende turismimaksude ja kõikide nende koha pealt, et kui see oleks mulle lahti kirjutatud ja ma näen, kuhu see läheb, mul ei ole sellest $5 kahju. See on täpselt samamoodi, kui ma lähen teatrisse ja ma maksan €150 toetaja pileti eest. Mida ma toetan? Ma tahaks teada, on ju. Kas sellest saab nüüd see näitejuht kõrgemat palka või saab koristaja rohkemat palka või ostetakse mingid dekoratsioonid ja parandad. Ma tahaks nagu teada, kuhu mu raha läheb, aga kui see on lihtsalt selline mull, nii nagu nende turismimaksude ja igasuguste maksude ja kogumistega on, siis ma kehitan õlgu ja ma ei taha seda teha. Mitte, et mul ei oleks seda, ma ei taha. Et ta nagu ebaselge, et kuidas riik seda tegelikult kasutab, et millistel eesmärkidel. No muidugi selles mõttes on hästi sümpatiseeriv, et siin nagu jätkub see lause või see teine pool on jällegi see sama kordus, et mure on sellepärast ikkagi, et see sellel samal Jacksonil näiteks, et ilus Zanzibari kultuur hävib. Et see on selline lause, mis on minu jaoks siin nagu korduvalt, et see mure on olemas, et see autentsus ja traditsiooniline kultuur kaob, et just nimelt, et need masaid, hiinlased ja eurooplased juhivad juba praegu paljusid olulisi sektoreid ja 15 aasta pärast on Zanzibar meie jaoks nüüd mälestus. On üks selline väide järjekord väga kiiresti nagu toimub see muutumine seal praegu. Ja
aga siis vaatame, mis siin on veel sellist, ütleme sellised Kihnu kontekstis nagu olulised, et vot just see elatusalade teema on nende väikesaarte puhul, kogu maailmas ja Aafrikas ja täpselt sellised nagu korduvad mustrid on, et kui sa elad sellisel piiratud alal, merega piiratud alal, siis on need elatusalad saavad olla merega seonduvad, et valdavalt see meri on see toidulaud aga seal on ikkagi selles raamatus on ka, et jällegi jutt nendest kohalike kogukondade rollist, et seesama, et see kohalike kogukonna roll, ja mure on see, et meri ei toida meid enam kalaga ja ta peab nagu asendama selle traditsioonilise elatusala tuleb asendada siis mõistliku ja juhitud turismiga, et selline lause on ka. Et need on nagu sellises Kihnu kontekstist vaadatuna nagu enda jaoks olulisena välja toonud siit, et mis on need suured sarnasused, mille üle meiegi mõtleme, mida me tunnetame või see on need suured muutused, et näiteks sellest Kalapüügi saarest on samamoodi, on ju väga suure tõenäosusega varsti selline mälestus, et see ei ole nagu elatusala enam niimoodi kõige olulisem elatusala enam ammugi mitte, vaid tuleb asemele uus, see on turism siis. Nii, muidugi jah, see paadi ehitus, millest sa juba rääkisid, see on olnud Kihnus samamoodi traditsiooniline ja samamoodi ja mis on nagu see, mis on see ühine osa jällegi sellise elu juures on see, et ka see meri võtab siis, et on ka neid, kes on jäävad kadunuks, et ei tule sealt tagasi. Kuigi ma mõtlen, et millised need ilmastikutingimused seal on siis, et kuivõrd ootamatult võib siit tabada näiteks selline suur torm või lainetus või mis su paadi kummuli lööb, et kui sagedased sellised juhtumid on või võimalus? No ütleme niimoodi, et kuna see väga selline, see nii-öelda ma kutsun seda nii-öelda saare rahvaks, ma ei taha öelda, et need kõige vaesemad on ja ütleme see nii-öelda see põlissaare rahvas, kes on nii-öelda kõik toitubki ainult sellest, mis meri annab ja mis puu otsast tuleb. Et koolirahagi on raske lapse jaoks kokku saada, et neid vaatamata sellele, et 25 aastat möödunud on ja neid on nagu ikka. Ega see riskipiiril merele minek ja veel eriti, kui sul on näiteks see mingi kas mootorpaat või siis sul on see nii-öelda natuke lekib, on ju, et eks ma isegi olen ju käinud nende kohalikega mere peal, kus ikkagi vaatad, et kas me ikka tagasi jõuame, et su paat ju lekib, on ju, aga ei ole midagi, tühja Coca-Cola pudeliga kühveldan välja ja küll on ju, et küsid, et kas sul nagu päästevest on, ei, on ju, et see uljus minna selle viimase riskipiiri peal, kuna mul on vaja see kala sealt saada, mul on vaja perele selle nii-öelda see toidupoolist tuua, see on õhkõrn. Et võib-olla meie võtame nagu vähem riske, meil on võib-olla see tormi teema või niimoodi, aga neil on pigem see piiri peal elamine. Et täpselt see, et see rattarehv peab ju veel, ma ei vaheta teda veel ära, ta peab ikka väga viledaks olema kulunud, kui ma hakkan seda vahetama, et see riskipiiril toimetamine on Aafrikas ikka nagu väga-väga levinud, et sa nagu pead ikka, ütleme, mina näiteks, kui ma ikkagi turismiga seal tegelesin ja sõna otseses mõttes käisin ikka vahepeal rehve kontrollimas või et ma ei lasknud enne paati ära, et me ei lähe selle paadiga merele, kus ei ole päästeveste, mis siis, et see saar paistab, mis siis, et see on täpselt samamoodi nagu ütleme munalaiult Manijale minek, et mis siis, aga ka seal võib ära uppuda. Aga nende jaoks on täpselt see Hakuna Matata pole probleemi, et ma arvan, et need õnnetused ja asjad ongi hästi just selle piiri peal toimetamisega seotud niivõrd, kuivõrd see loodus. Ja, et selle tõttu tuleb siis neid õnnetusi seal ette ilmselt, et siis muidugi, mis selle raamatu juures on väga, väga sümpaatne, kes seda nüüd hakkab, kõik ma loodetavasti arvan, et ostavad selle, loevad läbi, aga mis on hästi sümpaatne osa on siin, et QR-koodiga on siin vahepeal külje peal sellist lisalugemist, mis on siis Eestis avaldatud või näiteks, kui me kohe jõuame, ma ikkagi räägin ühe teise loo ära, sest seda enam, et siin on kudumislaager praegu ja naised, keda huvitab käsitöö ja mustrid, et siis ka Sansibari puhul on juttu sellest, et on olemas sellised asjad, on kangad, tõesti niimoodi, kuidas nad hääldavad? Kanga. Nagu lõpupool on jah see rõhk kanga. Ja kus
ja need on siis kangad, mis kannavad vastavat sõnumit, et ka see riietuses on olemas see semiootika, see märgisüsteem siis, mis annab nagu teistele teavet siis sinu sellest seisundist. Et mõnes peres antakse kõige tähendusrikkamad kangad edasi oma tütrele, nagu oleks need perekonna saladused või soovid, mis jäävad trükivärvi sisse peitu, et ka trükivärvilised kangad on siis need, millest on juttu, ja sajandite vanune Sansibari kanga, olgu see kisutu või mõni muu mustrivariant, on elav kultuurimälestus, mis liigub põlvest põlve, kehalt kehale, loost loosse. Et siin on jah see pärimuskultuuri teema siis läbi nende trükimustriliste kangaste ja mis on ka tähenduslikud, ma saan aru, need värvidel on tähendused mustritel. Mustritel ja sõnumitel, nad on väike kiri on, tänapäeval nad sinna nagu trükivad selle kirja või selle sohiilikeelse lause, et seal on nagu, kuna ta on islam, siis seal on see naiste see sõna nii-öelda ju alla surutud ja vaoshoitud, et nad saavad, need naised siis nagu ennast läbi selle kanga ja selle sõnumi nagu väljendada, et mis tüübiga või mis meeleolu mul on või täpselt see, et kes ma olen või kuidas nagu. Et see on nagu nende jaoks ka natuke selline märk või suhtlemine väljapoole. Et selline keel siis nii-öelda siis et see on võib-olla küll siis meie kultuuris on siis ikkagi inimestel nagu siin planeedil Maa on erinevates piirkondades tõesti neid sarnasusi. Nii, ma räägin veel sellest turismist, mis on teemad, mis on mind siin raamatus väga puudutanud. Näiteks selline asi, et rääkides turismist, et siin on nüüd, võtan välja ühest lausest lihtsalt katkendi, et turismimajandus on, mida ta sünnitab, on alati illusioon, mis müüb. Et turist soovib näha päris Aafrikat, et ta soovib näha seda vaikivat sõdalast punases rüüs ja seda, mida ei soovita näha, mida turist ei soovi näha, on see, et oleks siis need telefonid neil käes on ja siis ja see vastuolu on seal tugevalt siis olemas, et see turismi ootus, mida ta siis soovib näha või mida ta peab autentseks ja teisest küljest see illusioon siis ja see fantaasia reaalsus ei klapi, et seal on just see vastupidine nagu soov just teistsugust elu elada ja olla ja ongi niimoodi ilmselt ka. Ja turismis on ehedus alati olnud kokkuleppeline rolli jagamine, millest kõik osapooled vaikimisi kaasa mängivad, et ta on siis osaliselt ka nagu etendatakse selle turismimehele jaoks osa ära ja siis järgneb see oma elu ja turist otsib eksootikat, et mis siis on see päris ja see vahe just selle päris ja turundatud identiteedi vahel, et see on siis nüüd meie selles kultuuris ka täiesti olemas, meie siis Kihnu seespoolt vaates nagu tajume seda väga selgelt, seda eheduse küsimused, et need on hästi keerulised üldse, ütleme sellises antropoloogias ka, et mis on ehe või kust maalt ta on, ma mõtlengi, et tegelikult ju kui ütleme, sinu hoovi peale astub grupp turiste, siis tegelikult sa võtad ju mingil määral sellise rolli ja sa hakkad, sa teed see ei ole mitte etendus, aga sa ikkagi nii-öelda annad oma selle kultuuri või selle identiteedi edasi natuke ikkagi teistmoodi, kui sa võib-olla seal nii-öelda köögis ja oma tagatoas ju tegelikult elad, on ju. Et see on täpselt samamoodi, me peame aru saama, et kui me läheme teise kultuuri ja sulle tuuakse see Masai või keegi nii-öelda sinuga kohtuma, siis see ei ole mitte etendus, aga ta ikkagi nagu annab sulle mingisuguse teistsuguse väljundi, kui ta võib-olla seal muldonnis tegelikult elab. Et tõenäosus, et sa, ütleme, ega meie ka ei tahaks, et mingisugune kamp Jaapani turiste järskus lukse taga koputab, tere, ja vaatab sulle sinna pliidi alla igale poole, ma tahan näha, kuidas sa päriselt elad, on ju. Tekki need asjad ei käi nii, on ju, et kui sul on nii-öelda sõber, sa lähed talle külla, elad seal nii-öelda tagatoas, teete koos süüa, see on midagi muud. Aga lihtsalt, et sa oled nagu turist ja sul on veel mingi grupp, ütleme, see on 10 inimest, siis tõenäosus päris kellegi koju nii-öelda sügavale, ikka ei saa küll. Et sa pead nagu leppima sellega, et see, mida sulle näidatakse, see on nii-öelda mingil määral toode, aga see ei ole halb.
see ei ole halb, on ju, sellepärast, et kuidas sa muidu üldse teada saad. Muidu on ainult see Anna-Liiv ja Päike. Jah, täpselt. Või et ongi, et täpselt see ongi, ma kehtestan ka mingil määral piiri, et sa jääd sinna aia taha, ma räägin, ma näitan, aga ma teen valikud, mida ma näitan ja kuidas ma räägin, on ju. Et see, mis jääb sellest aiast nii-öelda mul selja taha, sinna ei ole asja tegelikult turistil ja sinna on väga vähestel asja, võib-olla isegi mu naabril pole sinna asja. Et nii kahjuks on ja me peame seda respekteerima, et mina alati nagu imestan neid reisifilmi, kus räägitakse, et siin on ükski valge inimene käinud ja ma olen esimest korda siin ja vot see on see ehe asi, on ju, jah, et ära valeta. et see ei ole ju tegelikult nii, on ju, et see on kõik, see on ikkagi mingil määral ju mitte ma ei taha öelda lavastatud, aga see on see, mida sulle näidatakse. Ja mis on kaubastatud, on rahast näidatakse. Jah, täpselt. Et selles mõttes on jah. Ja, et ma loen siit ühe kokkuvõtva lause ette veel, mille ma olen siis nagu siit sellest raamatust kaasa võtnud, et kõiki neid lugusid ühendab üks joon, elu kahe maailma vahel. Ühelt poolt kohalik argipäev, teiselt poolt turistide ootused. See on pidev tasakaalu otsimine autentsuse ja mängitava rolli, päikese ja lume, päristunnete ja lihtsa ellujäämise vahel. Et see on tõesti hea selline kokkuvõttev lause. Ma olen kuidagi siin raamatus mööda libisenud, et siin kõige tähtsamast peatükist ja selle peatüki nimi on, see peaks leheküljel 63 olema, tegemist on siis selle kohaliku laululinnuga, Piikituudega, kes on siis koopia siis Kihnu Virvest. Seal on ühesõnaga siis täpselt samasugune Kihnu Virve, nagu siin meie saarel. Et võib-olla räägi, mis ma ütlen lihtsalt ära märkusena, et tõepoolest, kui te see raamatu nüüd soetate, et siis on selle, kahjuks meil ei saa seda praegu kuulata. Ma vaatasin tema neid videosid ja kuulasin, et see on ikkagi väga lahe. 98-aastane proua, siis on popmuusik. Ja, tähendab, ta on tänaseks surnud nii nagu Kihnu Virvegi on, aga tegelikult meie tema päris vanust ju ei teadnudki, sest tema ütles, et ma sündisin Ruupeal, järelikult ma pean nii vana olema. Et minu jaoks oli see esimene kohtumine hästi huvitav sellega, et kui ma läksin sinna nii-öelda tööle, siis ma jagasin kohaliku reisifirma kontorit. Mul oli seal oma laud ja kõik mis iganes. Ja see oli sellise hästi läbikäidava tänava nii-öelda nurga peal ja seal oli selline tool, kus siis kohalikel meeldis aeg-ajalt istuda ja siis tulla ju poistega juttu rääkida. Et vahel mulle tundus, et ainuke, kes seal kontoris tööd tegin, oli mina, sest need poisid kogu jutustasid, kogu aeg keegi istus seal tooli peal. Ja üks siis nagu see esimene kohtumine oli see sama laululind Piim, nagu me kutsusime ja siis tema siis tuli istus sinna ja siis kui nii-öelda kohalike keeles, kui räägitakse valgenahalisest, siis kasutatakse sõna mzungu. Ja siis ta nagu kogu aeg, kui nad rääkisid mzungust, siis ma sain aru, et nad räägivad minust. Ja siis, mis oli nagu, tema oli nagu selline eleda häälega laulja, ta siis Daarabi nii-öelda emaks kutsuti teda ja kõik ja ta võis täiesti suvalises kohas võtta laulu ülesse. Ja mis oli nagu tema selline eripära veel, talle õudselt meeldis suitsetada ja napsi võtta. Et ma muidugi Kihnu Virve kaasa seda öelda ei saa, aga temal oli ikka nagu see napsi võtmine ja siis see laulmine ja suitsetamine, arvestades veel tema vanust nagu kogu aeg, ja siis jah, see nii-öelda põgusad kohtumised ja kuna ta nagu kõik arvasid talle välja teha ja kõik armastasid tema nii-öelda seltskonda, kuna mina eriti seda suahiili keelt ju ka ei osanud ja niimoodi, aga ta oli hästi nagu nii-öelda värvikas ja lahe tüüp ja vanaproua tähendab, ma ei saa tüüp öelda, siis seal meie lähedal oli üks selline tore pitsarestoran, mis asus islami usuliste nii-öelda rendipinna peal ja seal ei tohtinud müüa alkoholi. Aga siis kohalikud olid välja mõelnud, et kui sa tellid seda nii-öelda special coke'i või seda Coca-Colat, siis toodi sul Coca-Cola pudelis punast veini. Ja siis sellele laululinnule meeldis kangesti seda punast veini juua ja siis ta teadis, et Jaanika teeb välja. Ja siis ta alati tuli, istus sinna tooli peale ja siis ma sain aru, et nüüd tuleks minna Piiga sinna Amore Miosse ja tellida seda special coke'i, siis ta joob selle pudeli Coca-Colat seda veini ära, siis ta võtab laulu üles ja siis on päev õhtus.
et hästi tore oli ja ta oli nagu selles suhtes legend. Nii nagu, ja ma arvan, et sellist nii nagu Kihnu Virvetest ei sünni ka Pigituudet teist sellist. No puhas punkar, täiesti punktegelane. Seda lugedes ja teie kindlasti täna õhtul, kui teil on see Kudumisfestivalist ja aega üle on mingi televiisor või mingisugune ütleme, võimalik helitehnik olemas ja ikka muusika video pealt on hea vaadata teda, et milline ta välja näeb ja millised on tema bändiliikmed siis, kes on tast 60 aastat nooremad kohati ja nii edasi. Et siin on see lause, ma leidsin ikkagi üles, et mida ta siis on öelnud, et tema eluviisi küsimustele vastas ta tõsiselt, et ma joon ja suitsetan natuke, aga enamasti nalja pärast, et päev mööduks lõbusalt. Et selles mõttes Virvega, jah, see sarnane Virve ju tegi meil siin, ütleme, Kihnu saarel muutis tema väga populaarseks sellise alkohoolse joogi, mida siis Eestis on üle 100 aasta toodetud Vana Tallinn ja see on nagu selline asi, mis on umbes nagu mootorratas, et Kihnu kultuuri osa. Et selles mõttes, et küsimus, et kas see on või ei ole, siis nagu see küsimus on, et see on juba mitu põlve niimoodi tekitatud see tunnetus, et on ju ta siis on ja Virve armastas näiteks meil Vana Tallinn, et alati napsu võtta ja laulda ka, et selles mõttes on sarnasusi hämmastavalt palju. Nii, siis... no muidugi minu see lemmik osa selles raamatus, mis on nii suur äratundmisrõõm jällegi sellises Kihnu kontekstis, on lugu sellest, et tegelased Saksamaalt lendavad siis lennukiga sinna saarele ja on jube õnnelikud, et see on see sama asi, mis on minul ka, kui ütleme antropoloogias väljaõppe saanud inimesele see põhimure ja seda Aafrikat vaadates ka, et üritatakse pidevalt neid inimesi ümber kasvatada ja üritatakse ka kihnlast ümber kasvatada, sest ta käitub valesti teiste jaoks. Siis see tekib antropoloogias alati see teie-meie ja siis keegi vaatab, et enamasti feministid vaatavad näiteks sellised radikaliseerunud feministid, näiteks 3. maailma naisi, et nad on õnnetud ja nad tuleb ruttu muuta selliseks läänelikuks, et minna appi neile kiiresti. Ja see viib ühest konfliktist teise, nagu me praegu ka väga hästi ilmselt näeme ja tajume, mis maailmas toimub. Aga muidugi see Saksamaa näide on väga tore, kui abielupaar on siis otsustanud alustada seal Saksamaal heategevusõhtut ja korraldab siis, koguvad siis raha, et nendele Sansibari lastele. Lastele üsnaga jalanõud jalga osta ja siis nad oma suureks üllatuseks, mis mind üldse üllataks ja leiavad varsti järgmisel reisil, et nad müüvad neid igal pool turul ja teenivad raha sellega ja käivad ikka paljajalu edasi. Et üsnaga ei õnnestu riide, on õnnestunud Euroopa nendel paljudel ränduritel ju panna riided selga nendele põlisrahvastele ja nii edasi, muuta nad läänelikuks, et see surve on kogu aeg ja see on nii huvitav, et inimesed sellest aru ei saa, et nad ei lase nagu seda, nad ei talu nagu seda eheduse olemust, et kogu aeg üritavad seda enda järgi ära suruda seda ja siis pärast on kahju, et kus see siis kadus, aga õnneks nad ei pannud neid jalanõusid jalga. See on küll suur rõõm, et see on nagu see parim osa sellest raamatust, et see on ka selline väga suur äratundmine. Kusjuures nagu ongi, et see heategevuse teema, et me oma arust arvame, et me tahame head teha, et nagu neid lugusid, et ma mäletan, et ühes külas olid, naised käisid iga päev nende suurte kollaste kanistritega joogivett toomas jõest ja see oli mingi selline 6-10 kilomeetrit oli vaja siis kõndida üks ots ja tagasi ja siis ka mingi, ma ei tea, kas Šveitsi või ühesõnaga mingi Euroopa riigi suur tööstus siis otsustas, et sinna külla tuleb puurkaev teha, et naised ei peaks seda vett vedama ja tehti kaev keset küla, mis juhtus, naised käisid ikka, sest neil oli see jutustada, neil oli vaja kokku saada hommikul, et kõndida see maa maha, omavahel juttu rääkida, kaevu ääres sa ei räägi ju juttu, et see nende jaoks oli see sotsiaalne nagu läbikäimine, et ma lähen ja kõnnin see 3-4 tundi, et see vesi polnud selle asja mõte, vaid just see, et nad koos said niimoodi käia seal jõel, see kõndimine ei kadunud mitte kuskile, see kaev oli tore küll, ja sealt võis ju seda supileeme jaoks seda vett võtta, aga käid ikka sealt jõe juurest, et see meie arusaam, et ma teen nagu hea, et oleks lihtsam, ei pruugi olla, et tegelikult mis selle taust on, et miks on ja sama Maffia saarel, et kultuuriliselt hästi pikka aega nad käivadki paljajalu nagu see laululind Piigi, sest nende jaoks on see arusaamine, kui sa käid paljajalu, siis sinu vaim on tugev. Et täpselt see, et paljajalu käimine tugevdab sinu nii-öelda vaimu. Üks asi on see füüsis, aga just see vaimu tugevdamine on. Et nende jaoks, jah, sa võid need potikun viia neile, aga ei pane neid jalga. See muudab mu vaimu nõrgaks, ütlevad, ongi kõik.
see on täpselt nagu teile öelda, et homsest peate kõik kandma siniseid pihikseelikuid. jah, see on huvitav, see on tõesti väga selline hea lugu siin jällegi sellest, kuidas neid ümber kasvatada endale meelepärast. Äkki vahepeal küsimusi? Ja nüüd võiks tõesti võtta kokku võib-olla küsimusi ja siis. Informatiivne küsimus, kui suur ta on palju inimesi võrreldes Eestis? Ta on selline, ütleme niimoodi, et Zanzibari saarestik, sinna kuulub palju saari, aga see põhisaar Unguja on umbes Saaremaa suurune, võib-olla natuke isegi pisem ja elab seal 1 miljon inimest. Pange nüüd Eesti elanikkond Saaremaal elama. et muidugi seal on neid väikseid saari või niimoodi ka, et ja siis see sama küsimus ongi, et kui sul on ikkagi nagu selline 30-40 ruudune väike majake, sa eladki seal 6-7 aga kas meie elaksime? Minul on ettepanek, et see Zanzibar raamatus, mida ma juba väga palju, et see sisselugeja oleks selline kohalipäev, nagu teile kiidnud on juhtunud raamatuga ja karjaraamatuga. Kui see tuleb nüüd selle autoraamatust, et palun valige ja lugeja. Hääldab swahili keelt. Ma ei tea, millega ta arvan, et suhteliselt palju on selles suhtes lihtne sellel inimesel, kes selle sisse loeb, et swahili keelt hääldatakse nii, nagu kirjutatakse. On jah, ütleme, võib-olla rõhud on natuke, ütleme, et meie ütleme kanga, seal öeldakse kanga, et natuke tahapoole. Et ja raha ei ole päris nagu raha, vaid on ka raha. Nagu, et mitte väga palju, aga on, lauseid on. Aga ma lihtsalt ütlen ka sellise asja, et kui nüüd, ma loodan, et kõik ei oota ainult e-raamatut, et täna on selline teistsugune võimalus, et minu käest siit saab autogrammiga raamatu osta 15 euroga ja mul on järgi veel ka 5 minu Kilimanjaro raamatut, kui keegi soovib, ja kui keegi soovib 2, siis saab 25 euroga. See on selline informatiivne. Ja kui kellelgi ei ole sularaha kaasas, siis sa annab mulle e-maili ja ma saadan konto. See tehing ei jää tegemata. Zanzibaril. Freddie Mercury sündis 1946 ja ta lahkus, kuna siis toimuski nagu see nii-öelda riigipööre hakkas toimuma ja Zanzibar ja Tansaania ühinesid ja toimusid esimesed suuremad revolutsioonid ja kuna tema vanemad olid nii-öelda need riigiteenistujad ja siis nagu kuulusid mitte siis nii-öelda sellesse soositud kuidas öelda, poliitilisse gruppi, siis ta oli, algul ta saadeti õppima Indiasse ja siis hiljem läksid nagu vanemad järgi, et ta lahkus sealt 7-aastasena ja pärast seda ta ei naasnud kunagi nagu Zanzibari saarele, aga tema muuseum on täiesti Zanzibaril olemas ja see on turisminduses üks atraktiivsemaid kohti nagu, noh, selles suhtes kui sa juba seal oled, siis tasub ikka see $10 või nüüd on ta $15 kulutada. Et tema õde ja siis kõik see, mis oli ennem nagu nii-öelda kuskil kellegi tagatoas või kapis ja näidati nagu põlle alt, on ilusti sinna välja pandud. Et ütleme, ta on äärmiselt informatiivseks tehtud, et need, kes selle nagu üles ehitasid ja sinna investeerisid, on vaeva näinud, et on arvestades see, et kui mina sinna 25 aastat tagasi läksin, müüdi ainult kapimagneteid ja T-särke tema pildiga ja siis oli nii-öelda ukse kõrval üks tahvel, siis tänaseks on 2019 avati ikkagi päris nii-öelda aktsepteeritav muuseum, et ta on äärmiselt informatiivne ja sinna on ta perekond panustanud, just õe näol, aga see ei ole ametlik Queen'i bändiga seotud muuseum, et see on eramuuseum. Et kui sinna sattuda siis, või sinna minna, siis kindlasti jah. Vaat ei ole näinud, õmmeldakse, aga sellist nii-öelda
varrastega käsitööd ma ei ole seal näinud, et hästi palju muidugi puunikerdajaid, et need, kes teevad seal maske ja selliseid nii-öelda baldahiinvoodi jalgu ja kõik selliseid uksi ja kõik niisugust nii-öelda ornamentikat, aga kangad, ta ei ole, ta on nagu sitsiriie selles suhtes, ta ei ole nagu selles mõttes, ta on nii palav, et ega seal põhimõtteliselt tõmbad endal 3 meetrit sitsiriiet ümber ja ongi kogu lugu, peaasi, et sul õlad ja põlved kaetud on. Et noh, ütleme, meie ei pea pead katma, aga lihtsalt kuna see päike on nii intensiivne, et siis jah, müts või rätik võiks peas olla. Noh, selles raamatus muidugi, mis võiks kihlaste jaoks veel olla huvitav omakorda, on muidugi see teema, et kuidas siis see esimene selline muusikafestival seal korraldati ja siis kui ma seda lugesin ja seda sinu katset, siis see Jazz-Kaarelt keegi sinna esinema tuua ja kuidas see siis jõudis välja Lätti hoopiski, et see nagu ei edenenud selles suunas, nagu sa lootsid. Et siis noh, kihtlased unistavad ka, et folklooriansambliga minna kusagile esinema, aga ma muidugi ei kujuta seda hästi ette, ma mõtlesin selle peale eile õhtul, et kuidas seal Kihnu Troiga ja Kihnu Körtiga, ütleme selliste villaste sukkadega selles kliimas jälle olla ja kas see kedagi huvitaks, et see on lihtsalt ise küsimus. Tegelikult huvitab, seal on hästi, see Sauti Pusaara muusikafestival on hästi huvitav, on ja kusjuures noh, ma kirjutasin, et ma kujutan ette, kuidas Puulup või mingi Eesti bändid või nagu see sinna lähevad, et nad noh, just selline afro ja siis nad miksivad kokku selle, noh, üks asi on see, et sa esined, aga nad ikkagi proovivad nagu neid erinevaid kultuure seal omavahel jämmima panna. Et vot see osa on alati kõige ägedam, et see tekib nagu nii-öelda laivis inspiratsioon, et hakkame koos jämmima, üks tuleb oma muusikaga, teine teisega, et noh, täpselt see, et kui sul on näiteks mingi ala Kihnu kannel või ja siis on sul seal mingisugune Aafrika trummid, on, et kuidas nagu need nagu kokku, et just see nagu erinevate kultuuride ja pillide kokku miksimine on minu jaoks olnud selle festivali kõige huvitavam osa. Et jaa, aga ma arvan, et teil saab väga palav olema. Sest veebruarikuu on Zanzibaril üks kuumemaid ja ma kujutan ette, et kui 36 kraadi on, siis jah. No ja see festival, ta ei ole nagu folkmuusika suunitlusega, ta on lihtsalt muusikafestival, maailma muusikafestival. Maailma muusikafestival, jah. Et selles suhtes ei saa öelda, et ei sobiks sinna, vaid sobib, seal see toimubki niimoodi, et see on hästi erinevad ja huvitavad kooslused on seal, jah, et ja see nagu kasvab kogu aeg, et kui mina sinna esimest korda sattusin, siis oligi nii-öelda see vist 2-päevane ja noh, nagu hästi sihuke kohalik ja võib-olla keegi oli Inglismaalt tulnud, aga jah, nüüd on ta juba nagu selliseks nädalaseks festivaliks kujunenud ja saare eri paigus toimuvad need asjad. Ja sellised asjad tavaliselt ka pakuvad jah meile huvi. Aga jah, veebruar on väga palav. Aga mis see väga palav on? 40 kraadi? No, võib ka nii tulla jah ära, aga see on nagu teistsugune palavus, et minu jaoks on nagu see ookean veebruarikuus kohe eriti palav, nagu et sa käid nii-öelda hotellibasseinis ennast jahutamas, sest see nagu munakeedu vesi lähed sinna sisse, et no see ei ole nagu normaalne, et üks nii-öelda ookean saab olla nii palav, soe, ma ei kujuta ette, mingi 32 kraadi on vesi, ja noh, meie jaoks on see utoopika. Et selles suhtes mulle enda lemmiku on tegelikult juunikuu, kuigi nagu, et siis on nagu just see nii-öelda turism pole veel alanud suurelt, kõik on nagu nii-öelda kohalik elu ainult käib, kliima on minule vastuvõetav, õues on siis selline 27, vesi on 22–24, täiesti sihuke mõnus Eesti juuli. Et see on minu nii-öelda sihuke lemmik ja teine lemmikuu on november, et siis ka ei ole eriti palju turiste, aga siis on siuksed nagu natuke vihmane aeg. Nagu meil Eestis. No jah, aga mis sa nüüd soovitad rahvale, et sinna minna, aga seal ei olnud mingid sügisel ka mingid probleemid ja rahutused? Ütleme, see oli valimistega seotud, et tegelikult Aafrikas ja üldse, noh, ega see ei ole ainult Aafrikas, et tegelikult, noh, paar asja, mida tasub alati reisimisel vaadata, et sa ei satuks sinna valimiste ajal. Ütleme, kes armastab nii-öelda õlut juua, siis vaadaku, et ei ole Ramadan. Ramadani ajal on alkohol ainult hotellides saadaval ja siis topelthinnaga on ju. Et noh, sellised nüansid on ju, et mida ma soovitan on
kindlasti ongi see, et kui minna, siis võib-olla vaadata ka natuke rohkem kui ainult sealt Zanzibarit, võib-olla võtta kas ühepäevane reis sinna Mahfiale või Pembale, kindlasti kombineerida ka safariga, et saab minna nii-öelda pikemale safarile, lühemale ja julgemad võiksid Kilimanjarosse minna. Jah, võimalus on. Ja kes tahab, võib siis loomulikult sealt endale mehe kaasa võtta, et see on ka üks põhiteema. Selle saab kindlasti. Kuidas öeldakse, saamisega on lihtne, aga lahti saamisega on juba raske. Et kuidas teha suveniire ei taha, muud moodi selle